Tere, Tommi. Ja. Nii, kell on küll juba 1, et hakkame siis pihta, et kes tuleb siis veidi hiljem, see tuleb ja nii on. Et mina olen Tiia Lõoke ja mina olen Teadliku loomise ja hingamise akadeemia looja ja ka hingamispraktikate õpetaja. Ja täna mul on siis rõõm tutvustada Margit Raiast, kes on siis imeline, pühendunud ja paindlik ja särav naine ja tegeleb nüüd siis päris pikalt juba kõikvõimalike hingamispraktikatega. On lõpetanud ka Teadliku loomise hingamise akadeemia ja biodünaamilise hingamise ja trauma vabastamise programmi süsteemi. Et kõigepealt siis palungi sind, Margit, rääkida, et miks sa üldse hakkasid hingamistööga tegelema ja lausa siis ka hingamisterapeudiks oled õppinud erinevates kohtades. Tere minu poolt ka kõigile, et aitäh, Tiia, sind kutsumast ja aitäh teile mõlemale, sinule ja Heikile seda üritust vedamast ja korraldamast. Et no tegelikult minu tee hingamisterapeudiks on olnud ikkagi üsna suur juhus. Et ma olen nüüd tõesti selle erinevate hingamispraktikatega tegelenud kuskil, ma arvan, et 7 aastat, võib-olla isegi rohkem. Ja minu algus oli selline, et ma olin vabastavast hingamisest küll kuulnud. Ma olin kuulnud nii häid asju, aga ma olin kuulnud ka igasuguseid hirmulugusid sellest. Ja mul nagu puudus selline nagu kindel seisukoht, et kas ma peaksin seda proovima või mitte. Ja minu esimene kokkupuude hingamisega oli tegelikult hoopiski Alar Tammingu superhingamises. Ja ma mitte kunagi ei unusta seda esimest kogemust, sellepärast et see oli nagu nii eriline ja nii võimas, et pärast seda ma sain aru, et hingamises on mingisugune vägi või mingisugune selline salapärane asi, mida ühegi teise teraapia või kogemusega sa nagu saavutada ei saa. Et ma mäletan sellest esimesest korrast, et kuidas ma hakkasin nägema mingisuguseid pilte ja kuidas kogu see protsess tundus mulle ainult nagu 5 minuti pikkune. Ja kui Alar Tammingu käest pärast küsisin, et kui kaua see kestis, ta ütles, et see kestis tund aega. Ja siis ma mõtlesin, et oi, et kuidas see võimalik on. Ja siis ta ütles, et see, et aeg kadus, et see näitab, et sa saavutasid nagu muutunud teaduse seisundi. Ja mina mõtlesin, et muutunud teaduse seisund, et kui äge, et sinnamaani ma olin kogenud ainsa muutunud teaduse seisundina seda, kui ma olin nagu paar klaasi veini ära joonud, et sain aru, et muutunud teaduse seisund võib olla ka midagi muud. Ja mul pärast seda tekkis nagu suur huvi selle hingamise vastu, et mida siis sellega tegelikult teha saab. Ja täiesti jälle juhuslikult, ma sattusin Bo Wallströmi ühte töötuppa. Ja see oli 3-päevane seminar ja pärast selle lõppu nagu ma tundsin, et ma nagu tulin sellest seminarist välja täiesti teistsuguse inimesena. Et kui see esimene kogemus oli olnud selline vau, et nagu tõesti psühhedeeliline, siis minu järgmine kogemus oli pigem selline hästi sügav ja hingeline ja viis mind tagasi minu minevikku ja kõikvõimalikesse emotsioonidesse ja see andis mulle nagu järgmise sellise nagu impulsi, et seda asja edasi uurida. Ja siis jälle täiesti juhuslikult ma nägin, Tiia, sinu kooli Teadliku loomise ja hingamise akadeemia kuulutust, kus sa siis kutsusid inimesi 2-aastasele väljaõppele. Et ma tegelikult ei plaaninud üldse saada terapeudiks. Et ma mäletan ka meie esimest kohtumist ja selleks hetkeks mulle tundus, et ma olin nagu oma elus kõik sellised keerulised asjad juba nagu selja taha jätnud ja olin üsna heas kohas ja tahtsin lihtsalt uurida. Mulle tundus see lihtsalt nii põnev. Aga
aga selle programmiga liitudes ma sain aru, et tegelikult saab veel paremaks minna elu, et isegi kui sa oled unustanud need või jätnud selja taha või andestanud mingisugused asjad oma minevikust, siis tegelikult sa saad ka oma praegust nagu elukvaliteeti päris palju parandada. Ja see esimene aasta seal teadliku hingamise akadeemias oli hästi selline sügav töö iseendaga, et ma olen väga-väga tänulik sellele tööle, mis sa seal teed ja sellele, et mismoodi need inimesed on sinna kokku tulnud. Ja ma arvan, et see on üks suurimaid pöördepunkte mu elus üldse see esimene aasta, sellepärast pärast seda ma teadsin, et see teraapia mõjub, ma teadsin, ma olin seda kogenud. Lisaks sellele oli see õpe hästi vajalik nagu eneseanalüüsiks, et ma arvan, et see on üks paremini välja mõeldud nagu õpetamisvorme just selles mõttes, et seal on hästi tugevalt sees see terapeudi eneseareng ja enesesse vaatamine. Et ükski terapeut ei tule sealt välja lihtsalt teadmistega, mida ta hakkab rakendama oma klientide peal, vaid et ta ikkagi teeb väga sügava töö ära ka iseendaga, et mis on hästi oluline, ma arvan, selles, mis nagu, kui sa hakkad hiljem inimestega tööle. Ja kui see esimene aasta siis seda sügavat tööd oli tehtud ja seal teise aasta pealt siis saab selleks terapeutiks nii-öelda seda lõpetades, et siis mul ikkagi oli see huvi nagu nii suur edasi, et ühel hetkel ma sain aru, et kõik see, mida mina kogen, on põnev, aga veel põnevam on see, mida kogevad need teised inimesed, keda ma toetan ja see toetamine kuidagi muutus mulle endale veel nagu põnevamaks, et sellepärast ma ka jätkasin sellega ja sellepärast kuidagi mul see terapeudi töö nagu väga meeldib, et mul on jätkuvalt hästi põnev ja mul on jätkuvalt nagu suur sügav austus nende inimeste ees, kes tulevad teraapiasse, kes on võtnud nõuks endaga tegeleda. Et see kool on väga hea, ma soovitan seda kõigile, ma olen saanud sealt oma elu parimad kogemused, ma olen saanud endale sõbrad sealt eluks ajaks, kellega meil on toetusgrupp ja toetus on alati olemas, et see on jah, ja sa ei pea isegi terapeudiks õppima, sa võid selle enesearengu lihtsalt läbi teha selleks, et lihtsalt oma elukvaliteeti parandada. Mida hingamistöö on muutnud sinus endas või inimestena, et oskad sa välja tuua mingid omadused või sinu elus midagi muutnud paremaks? Tegelikult ma arvan, et kogu mu elu on muutunud pärast seda, kui ma olen hingamisega tegelema hakanud. Sellised hästi lihtsad asjad, sellised igapäevased asjad on need, et mul on palju vähem ärevust. Aeg-ajalt mul on ikkagi ka tajun mingit ärevust, aga see on nagu, vahest ma mõtlen isegi niimoodi, et hingamisseanss on nagu elu või elu on nagu hingamisseanss, et vahest on nagu raske mingisuguse kohaga nagu edasi minna või sa tajud mingisuguseid tõrkeid, aga et sa hingad edasi ja sa tead, et see läheb mööda. Et elus on ka niimoodi, et kui on mingisugused takistused või raskused tulevad ette, siis ma nagu hingan ennast nendest läbi ja lihtsalt lähen edasi. Et sellist hästi palju julgust ja voolavust on mu ellu juurde tulnud. Mul on tulnud juurde sellist austust ja aukartust elu ees, et ma tean, et see aeg siin kehas on üürikene ja aeg siin maailmas on üürikene ja minu elu on väga-väga lühike, ma ei tea, ma arvan, mingi 96 aastat või midagi, et ei ole mõtet nagu seda veeta kannatades, et nagu sellist naudingut, voolamist, rõõmu on hästi palju juurde tulnud. Millistele inimestele see hingamistöö võiks sobida? Kas kõigile või mis sa arvad? Ma arvan, et tegelikult see sobib kõigile, et see sobib tõesti kõigile, et inimesed, kes kogevad igapäevast ärevust või hirme, ärevus on nagu selline kõige valdavam teema minu meelest praegusel ajal just ma tajun, et kliendid, kes meie juurde tulevad, et see ärevuse tase on hästi kõrge ja et võib-olla ei tahetagi kuskil nagu minevikus seal surfata või midagi nagu sügavalt muuta, et kui on nagu lihtsalt esmane eesmärk ärevustaset vähendada, depressiooni ennetada,
siis see on täiesti nagu sobib kõigile, et vastavalt sellele, missugune nagu hingamissüsteem või praktika valida, et see võiks ikkagi sobida kõigile, et nii nagu me teeme trenni või käime massaažis, et sobib ka kõigile, et loomulikult on mingisugused terviseseisundid, mille puhul ei soovitata tugevaid hingamispraktikaid teha, aga see on alati sellise individuaalse läbirääkimise küsimus, et siis saab valida kas midagi muud või. Miks see hingamist on oluline või miks selline teraapia, see on päris uus teraapia ja teadlik hingamine ei ole nii väga levinud veel maailmas gruppides ja individuaalselt, et miks on oluline üldse või mis selles on olulist, mida võib-olla nendest teistes teraapiates ei ole veel või grupitöödes, enesearengu meetodites? Mina ise olen pidanud kõige olulisemaks seda, et hingamisteraapia puhul, kui klient tuleb hingamisteraapiasse, siis tegelikult mina ei tee midagi. Et hingamisteraapia puhul on oluline see, et klient võtab vastutuse selle eest, iseenda heaolu eest ja mina pakun talle turvalise ruumi, kus ta saab avaneda, kus ta saab töötada läbi oma emotsioone, kus ta saab jagada seda, mida ta tunneb, seda, mida ta vajab, seda, millest ta unistab. Läksid juba ära või? Et aga kõik, mis toimub. Nii, Margit läks kinni nüüd praegu. Läks kogemata kinni. Nii, ma tegin ennast uuesti lahti. Et ma korraks hingan. Ja et kliendi vastutus on nagu hästi suur selles, ja klient ise teab täpselt, et kui sügavale ta laseb endal lõdvestuda, kui sügavalt ta laseb endal avaneda, et see on jah, et tema teeb, temaga juhtub asi, et see on nagu inimese enda seest tuleb. See ei tule nagu terapeudi poolt, ei tule midagi talle peale, terapeut ei sunni talle midagi peale. Et selles mõttes mulle tundub, et see on nagu inimest ennast päästav ja taastab tema enda jõu ja tema enda usu iseendasse, võime sellesse, et tema suudab terveneda, võime ja usu sellesse, et tema juhib oma elu. Ma arvan, et see on kõige olulisem. Ta saab selle tunde kätte, et tema on oma elu juht ja tema vastutab oma asjade eest. Räägi sellest biodünaamilisest hingamisest, et mis endast kujutab ja mida sa seal oma töötoas 20. augustil õpetad. Et võib-olla natukene lähemalt sellest ja sul on ka selle töötoa nimetus, mida teha, kui sul on keha, kui on keha, nii tore, vahva nimetust. Et biodünaamilist hingamist läksin ma õppima siis pärast seda, kui ma olin lõpetanud selle teadliku loomise ja hingamise akadeemia. Et nii nagu ma juba ütlesin, et see oli hästi sügav ja selline mind muutev aeg ja see peamiselt seal me praktiseerisime vabastavat hingamistööd. Siis biodünaamiline hingamine on selline ja traumavabastus toob sind hästi sinu kehasse, et ta on rohkem selline füüsiliste pingete, traumade vabastamine sinu kehast, kudedest. Ehk siis see meetod põhineb Wilhelm Reichi ja Peter Levini teooriatele kehapsühholoogiast ja traumast, erinevatest pingevöödest meie kehas, mis siis talletavad ja hoiavad kinni tegelikult sinna jäänud energiat, mis ei lase meie kehas energial nagu vabalt voolata. Ja selles töötoas me kõik koos teeme ühe sellise, mina ütleks lõbusa, aga energiat andva liikumismeditatsiooni nendele erinevatele pingevöödele, et igaüks saaks ise kogeda, et mis tunne on olla oma kehas. Ja siis ma teen ühe nii-öelda näidisseanssi või kommenteeritud seanssi, et mis tegelikult siis selles PBTR-i
ehk siis trauma biodünaamilise hingamise ja trauma vabastamise süsteemi seansil tegelikult siis toimub. Et see on jah, hästi selline kohalolev ja hästi kehaline kogemus, aga seotud samamoodi hingamisega, ehk siis hingamine paneb kogu selle energia, kogu selle masinavärgi, kogu selle vabastamise süsteemi tööle. Ja ma saan aru, seda saab ka grupis teha, on igasuguseid harjutusi, mida siis grupiga teha, neid trauma vabastamise harjutusi. Trauma vabastamise, see, mis me seal teeme, see on tõesti selline nagu kõigile mõeldud, lihtsalt selline väike liikumismeditatsioon. Aga biodünaamilise hingamise puhul ma alati tegelikult soovitan siiski leida endale individuaalne terapeut ja teha seda individuaalse tööna, sellepärast et siis on ta enamasti kõige efektiivsem, et terapeut on see nagu üks-ühele suhe, üks-ühele seanss, et tavaliselt see koosneb 8 kuni 10 kohtumisest ja igal kohtumisel võetakse läbi erinevad pingevööd. Et meie kehas on erinevad umbes, pinge võib erinevatesse kohtadesse kinni jääda, et erinevad 7 pingevööd saab siis seansside ajal läbi käidud. No näiteks kas ärevuse tunne või kas on ka mingi pingevööga seotud? Ärevuse tunne on üsna palju, et seotud nii südame kui ka kõhuga, et tavaliselt kui ärevus tuleb, siis me tõmbame nagu kas oma hinge kinni, tõmbame natukene ennast niimoodi kokku ja siis ma arvan, et on palju levinud ütlemisi selle kohta, et mis tunne mul on kõhus, kui ma olen ärev, et kas mul on oleneb siis sellest, kas ma olen armunud, et kas mul on liblikad kõhus, mis on samamoodi ärevus või siis kas ma olen ärevus mingisuguse ebameeldivuse eest, et igapäevaelus tasub jälgida seda, et missugused piirkonnad mu kehas on kõige rohkem pinges ja siis selle järgi sa saad lihtsalt teadlikumalt neid pingeid vabastada ja juhtida. Kas on ka midagi, et ärevus või depressiooni või niisuguse masenduse kohta spetsiaalseid harjutusi ka selles süsteemis? Muidugi on, neid harjutusi on palju ja teraapia käigus saab alati nagu individuaalselt läheneda, et sellepärast on ka, miks on individuaalne seanss väga hea, on see, et terapeut näeb kohe, kus on sellised takistused inimese kehas, et kui me paneme inimese hingama natukene sellises, ütleme, teadlikumas tempos ja teadlikumas rütmis, siis on kohe näha, et missugused kehaosad on rohkem nagu külmunud, kus energia liigub vabalt. Ja depressiooni ja ärevuse puhul on tegelikult üsna selge see, et enne kui me hakkame üldse nagu midagi vabastama või siis mingisuguse sügava traumaga tegelema, tuleb meil närvisüsteem nagu maha rahustada, et selleks on ka omamoodi hingamine, rahulikumad hingamistempod, et tuua inimene nagu lõdvestusse kõigepealt. Et alles siis me saame hakata tegelema üldse trauma või selle depressiooni või ärevuse nagu algpõhjustega. Et me mingil juhul ei taha nagu inimese närvisüsteemi uuesti üle koormata. Kas sul oleks meile õpetada mingi lihtne harjutus? Ma ei tea, mis sobiks praegu nüüd puhkajatele ja oma tööstressi vabastamiseks või ülekoormusega. Väga paljud on üle töötanud. Ma tean, et kuidas siis võiks aidata ennast. Kogu aeg on nii palju asju tegemisel. Ma oma hingajatele ütlen alati, et kui on mingisugune stressirohke olukord, et siis aeglusta oma hingamist, aeglusta ja hinga läbi nina ja keskendu oma kõhule ja lase oma kõht vabaks. Ja juba paar hingetõmmet ja kõht vaba hingamine annab su ajule lihtsalt signaali, et kõik on hästi, kõik on korras. Samuti võid teha paar ohet lihtsalt hingata sisse
Oh, Oh. oh. Selline häälega hingamine toob ka, annab jälle sellise impulsi, et tegelikult pole midagi hullu ja lähme edasi. Ja kui sa maru vihaseks saad kellegi peale, mis siis teha? Kui sa maru vihaseks saad, siis tee seda sama. Et seda sama. Jah, võta korraks üks hetk ja hinga, aeglustama hingamist, aga jätka hingamist. Sellepärast, et tihtipeale on kas viha või ärevus on see, kus me tõmbame oma hingamise kinni, me hoiame hinge kinni, aga just sel hetkel võiks tegelikult jätkata hingamist täiesti rahulikult edasi. Et kui me hingame jätkuvalt, siis lähevad need emotsioonid kiiremini minema ja miski ei jää nagu meie kehasse pidama. Ma tean, et just hinge kinnihoidmine vahel ka tõkestab, et teise emotsioonid sinus, vihased emotsioonid sinusse tuleksid, see on nagu kaitse. Aga kui ta on juba ära läinud või oled lahkunud, siis vast on õige tõesti hingata sügavamalt ja taastada ühendus iseenda jõuga. Nii, on sul veel mingid soovitused, sõnumid enesearengu huvilistele, et mis on nagu oluline avanedes ja laienedes endasse või saades iseendaks rohkem? Et räägitakse palju teadlikust hingamisest, et vahest inimesed arvavad, et see teadlik hingamine ja tegelikult see on õige, et me õpetamegi inimesi teadlikumalt hingama, aga ma võib-olla isegi mõtlen, et see hingamine, see teadlik hingamine, et me võime sellele läheneda ka hoopis teiselt poolt ja mõelda, et pärast hingamist me saame rohkem iseendast teadlikuks. Ja kui me saame iseendast teadlikuks, siis me langetame elus palju paremaid otsuseid. Meil on palju vähem stressi. Me oleme nagu kindlalt iseendaga ühenduses. Et see teadlikkus igal juhul, igal eluhetkel, ükskõik mis sinuga juhtub, isegi kui sa sekundiks kaotad teadlikkuse, siis too see nagu järgmisel sekundil tagasi. Et see annab võimaluse nagu, mulle tundub, see annab võimaluse nagu lihtsamalt elada, lihtsamalt ja kergemalt elada. Aga mis ma tahan tegelikult öelda, et ma tõesti kutsun kõiki inimesi, kes meid vaatavad praegu ja hiljem, sellest hingamislaulupeost osa võtma, sellepärast et minu meelest on see nagu ainukordne võimalus tulla ja kogeda kõikvõimalikke erinevaid hingamispraktikaid ühes kohas. Et sa saad päris hea ülevaate sellest, mida need teraapiad ja erinevad praktikad endast kujutavad ja sa saad valida endale nagu sobiva, et kõik praktikad võib-olla kõigile ei sobi ja sellepärast olekski nagu hea tulla vaatama, et millest seal räägitakse ja mida seal tehakse ja valida just endale sobiv. Et me ei pea tegema ühtegi enesearengu praktikat, mida keegi meie naaber või sõbranna on meile soovitanud. Et ma arvan, et kõige alus on ikkagi sinu enda kogemus. Et me võime hingamisest rääkida tunde, hingamisest on kirjutatud raamatuid, mul on ka üks riiul, on poolenisti täis, aga kõige tähtsam on kogemus. Et tulge kogema. Et see on fantastiline koht ja see on fantastiline programm on kokku organiseeritud, et ma tõesti ootan ise ka huviga. Ja mul on suur rõõm, Margit, et sa tuled seal õpetama ja juhendama siis seda biodünaamilist hingamist ja ütle ka, kus sa seda veel siis teed? Individuaalselt teed põhiliselt? Jah, ma teen individuaalseansse, aga samuti ma juhendan siis Teadliku loomise ja hingamise akadeemia alt hingamisõhtuid koos oma kolleegi Mart Gutbergiga. Ma loodan, et me alustame jälle sügisel, et jälgige reklaami. Ja kes soovib individuaalseansile tulla, siis võib minuga ühendust võtta. Väga hea. Et mina ka kutsun teid hingamise laulupeole ja looma seda toredat üritust, kas armastad puhast õhku,
sellepärast see puhas õhk ja metsateema on meil ka, et metsad on ju ka meie kopsud, kogu maakera kopsud. Neid on vaja ka hoida. Ja aitäh, Margit, selle imelise vestluse eest ja aitäh, Heiki, toetamast vestlust ja aitäh kõigile osalejatele, kes sellel suvepäeval tulid kuulama meid. Ja järgmine intervjuu on meil Karolin Kõrrega, laulja ja hingamisterapeutiga, et see on siis meil, millal ta oli, 15. juulil kell 19:00 õhtul. Et siis Karolin Kõrre räägib oma kogemust ja ka, kuidas hingamine teda laule aitab luua. Nii, aga aitäh kõigile ja ilusat jätku, suve jätku. Aitäh! Kohtume!